tere tulemast Musta kassi taro lugemisse, hamburid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 24–30 august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil siis teile selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin sauade baasiga. Sauade baas tuleb heade uudistega, aga teil on mingi mure sellega seoses. Ta pakub teile midagi, see sauade baas, mida teie tunnete, et teie sellega hakkama ei saa. Teil pole jõudu, teil pole jaksu, teil pole piisavalt teadmisi. Mingisugune probleem teid vaevab sellepärast, et kõrval kohe on siin mõõkade 9, mis räägib unetustööst, muremõtetest peas. Ja tema kõrval on sauade 9, mis räägib sellest, et teie mure on asjata. Te saate kõigega suurepäraselt hakkama. Teis on olemas rohkem seda jõudu, kui te ise oskate arvata. Kaart ütleb seda, et te olete ka suitsu sees joostes võimsam, kui te ise oskate arvata. Et mida iganes see baas teile pakub, võtke julgelt vastu, aga ärge võtke endale liiga suuret töökoormat, sest edasi tuleb siit müntide 2. Müntide 2 on minu jaoks alati tasakaalu leidmine töö tegemise ja puhkamise vahel. Et jätke ikkagi endale seda puhkuse aega, aga võtke vastu, mida baas teile pakub. Edasi tuleb siit karikate 8. Karikate 8 räägib sellest, et te tunnete, et teil elus on midagi puudu. Kõik oleks justkui olemas, aga miski on ikka puudu. Kusagil kripeldab, et kõik ei ole päris nii, nagu ma tahaksin. Kui te seda kohtate, mis teil puudu on, te tunnete ta ära. Te võite olla selles kindel, mööda te sellest ei jookse. See, mis teie elus on puudu, tuleb ise. Teie ellu. Siis on siin mõõkade kuningas. Mõõkade kuningas on kõikides paberimajanduses, juriidilistes küsimustes, projektide kirjutamises hästi tugev. Et kui teil on vaja mingit juriidilist nõu, lepinguid läbi lugeda, allkirjastada, saate võib-olla uue töökoha, lepingud on seal, mingisugused paberid, mida peaks hoolega lugema, et lugege siis hoolega. Ja mõõkade kuningas aitab märgata, kui seal on midagi valesti. Mõni projekt on vaja kirjutada, mõõkade kuningas aitab seda teha, et ta on hästi selline. Ta ütleb ka seda, et loomulikult ennem kui hakkad tegutsema, peab olema kindel plaan. Ükskõik, mida hakkate tegema, tehke ennem plaan. Pange paberile kirja kõik. Mida selleks vaja on, kui palju selleks aega kulub, kui palju on raha vaja, kui palju energiat see võtab, kas teil jääb aega veel oma senises elus oma asju teha, mida te siiani olete teinud. Mõelge ennem asjad läbi. Ja viimane kaart on karikate 9. Karikate 9 räägib sellest, et universum on otsustanud hakata teie soove täitma. Mida iganes te olete soovinud, siis nüüd hakatakse neid täitma. Ja kui te veel pole soovinud või võite alati lisasoove esitada, siis on aeg ka praegu soovida. Aga kuna praegu on täiskuu just, siis edasi hakkab kõik meil kahanema, siis praegu on ka hea aeg lasta lahti kõigest sellest, mis teid enam ei teeni. Vabaneda mõnest pahest, millest olete tahtnud vabaneda, võib-olla suitsetamisest, võib-olla mõnest muust asjast. Ja kõigest sellest, mis ei teeni, tuleks nüüd lahti lasta. Selleks on õige aeg, see kuu aitab kaasa, et see ka jääks nagu minevikku ega tuleks meiega kaasa. Jah, niimoodi siuke lugemine tuli teile. Baas tuleb uudistega, teil on mingi mure, tegelikult olete te tugevam, kui te oskate arvata. Leidke aega endale puhkamiseks. See, mis on elus puudu, tuleb ise teie juurde ja te tunnete ta ära. Mõõkade kuningas aitab kõik paberimajanduse korda teha, kui peaks olema vajadust. Ja universum otsustas soove täitma hakata, mis on kõige suurepärasem asi, mis üldse olla saab. Meie kõikide soovid vajavad täitmist. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöiale üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.